Tere siit Euroopa Parlamendist, Strasbourgist, kus on neljapäev kell 1 pärastlõunal ehk kell 2 Eestis. On lõppemas täiskogu istungid, nagu ikka, kord kuus, nagu te kõik juba väga hästi teate, kes te vaatate ja kuulate iga nädal seda kokkuvõtet Euroopa Parlamendi tegevusest ja mida me siis siin lõpuks teeme, et tõestada oma vajadust ja eksistentsi selles bürokraatlikus hullumajas. Kuna viimane päev ja juba 2 tunni pärast ma saan hakata tagasi liikuma Frankfurti, et tulla kodumaale, siis vabandan juba väga ette, et mul ei ole enam lipsu ees, kuna ametlik tööprogramm on lihtsalt läbi. Kuid mis on siin viimastel päevadel toimunud, seda ma üritan siis selgitada võimalikult kiiresti ja lühidalt ja arusaadavalt, et ei läheks liiga pikaks ja igavaks. Esiteks, üks olulisemaid punkte minu jaoks loomulikult oli teisipäeva hommikul toimunud siis mõttevahetus Rootsi peaministriga, kuna sellel poolaastal jaanuarist kuni juuni lõpuni on Euroopa Liidu eesistujariik Rootsi Kuningriik, nii nagu näiteks oli Eesti Euroopa Liidu eesistujamaa 2017 teisel poolaastal. Ehk siis eesistujamaa peab juhtima Euroopa Liidu tegevust, siis saab oma prioriteete seada, omale meeldivad teemasid üles tõsta, kuid fakt on muidugi see, et 95% tegevustest on juba ette programmeeritud ja ega seal midagi väga muuta ei saa. Ehk et kõik need algatused ja protsessid, mis on käima pandud Euroopa Komisjoni poolt, siis eesistujariik peab lihtsalt neid edasi viima. Kuid siis see 5% umbes on võimalik ka teha oma algatusi ja oma ideid presenteerida siis Euroopa Komisjonile, Euroopa Nõukogule ehk siis teistele liikmesriikidele või Euroopa Parlamendile ja see on muidugi väga oluline, et mida mingi eesistujamaa seab ettepoole ja mida ta eriti siis jällegi ei edenda, see sõltub väga palju ametis olevast valitsusest, kas see on vasakpoolne, parempoolne ja mis on need riiklikud huvid, mida tahetakse rohkem üles seada. Ja Rootsi peaminister siis tutvustas oma siis seda kava, mida siis Rootsi valitsus seab esikohale rohkem ja toimus selline debatt ja mõttevahetus, kus loomulikult vasakpoolsemad ja sotsialistlikumad esindajad Euroopa Parlamendis kritiseerisid, kes läbi lillede, kes nagu jõulisemalt, agressiivsemalt Rootsi värsket valitsust, kuna väidetavalt on toimunud uskumatu pööre parem radikaalsuse suunas, sest tänast Rootsi valitsust toestab oma häältega Rootsi demokraadid, kes said valimistel teise tulemuse demokraatlikult umbes 22%, aga kes on muidugi täiesti vastuvõetamatu partei, sest nad on ksenofoobsed, rassistlikud ja nii edasi ja nii edasi. Kuigi justkui probleemi oleks see, et Euroopas on Rootsi esikohal relvadega seotud kuritegevuses, kus on suured gängivõitlused ja pommiplahvatused. See muidugi ei ole probleem. Aga probleem on see, et üks erakond võib saada kuni 1/4 häältest, sellepärast et juhib tähelepanule kõikidele nendele probleemidele, mis on tekkinud viimase 40 aasta pärast just nimelt nende samade sotsialistide ja vasakpoolste pärast. Ja mis muide tõenäoliselt juhtub ka Eestis lähema 20 või 10 aasta jooksul, kui need samad parteid jätkavad võimul. Aga ega siis see on paratamatu, kui inimesed toetavad neid erakondi. Igastahes oli ka mõistlikke kõnesid, kus toetati muidugi Rootsit, öeldi, et see ongi demokraatia, et valijad annavad erakondadele oma toetuse ja need erakonnad üritavad luua siis valitsuse ja saada enamuse parlamendis, Rootsis siis Riksdagis. Ja ka mina pidan siin oma 2-minutise kõne, kuna ma olen kunagi õppinud ja töö tõttu ka igapäevaselt kasutanud rootsi keelt, siis ma loomulikult Rootsi peaministrile oma sõnumit edasi andes tegin seda rootsi keeles. See kõne on üleval sotsiaalmeedias, kodulehel jaakmadisson.ee, YouTube'is, nii et võite seda siis ise üle kuulata ja vaadata ja edasi jagada, kui olete sõnumiga nõus. Ma ei hakka seda sisu siis üle rääkima. Teiseks, mis on siin toimunud loomulikult, on toimunud ka sisevalimised. Seoses sellega, et alles hiljuti siis tagandati ametist Euroopa Parlamendi asepresident Eva Kaili kreeklanna sotsialistlikust parteist seoses korruptsiooniskandaaliga, kuna tema kontorist leiti 750 000 eurot sularaha kotis ja lisaks tema mehelt saadi kätte 1,5 miljonit eurot ja on veel raha leitud siit-sealt kontoritest. Ja kuna see on seotud siis Katariga ja teiste riikidega, kes on siis justkui ostu läbi raha seda mõjuvõimu, läbi nende isikute, siis ilmselgelt see inimene tagandati asepresidendi kohalt ja toimusid uued valimised asepresidendi valimiseks. Ja seletades natukene tausta, kes enam ei mäleta või kes pole kuulnud, siis 2019. aastal peale Euroopa Parlamendi valimisi, kui valiti siis Euroopa Parlamendi president, asepresidendid, komisjonide esimehed, aseesimehed, kõik need juhtkonnad, siis positsiooni jaotatakse võrdselt D'Hondti süsteemi järgi. Ehk siis
vastavalt poliitgrupi suurusele on ette nähtud ka mingi kindel koht, arv neid positsioone. Ja ka meie grupile identiteet ja demokraatia siis on ette nähtud teatud kohad vastavalt meie suurusele. Kuid loomulikult, kuna siis jällegi sotsialistid, kes ise paljud neist on korrumpeerunud ja võtavad sularaha vastu või keeravad tuksi riike nagu Rootsit, siis nemad, kes räägivad pidevalt õigusriigist ja demokraatiast ja võrdsusest, siis loomulikult demokraatia ja võrdsus ja õigusriik ei kehti siis, kui hääli saavad valimistel need poliitilised jõud, kes ei jaga nende seisukohti, ehk siis enam pole demokraatia ja need tuleb nagu ära tasalülitada, mitte nendega arvestada, sest need valijad ja need osad ühiskondadest on justkui mitte keegi mõttetu rämps, kellega ei peaks arvestama. See on siis sotsialistide lähenemine demokraatiale ja võrdsusele ja õigusriigile. Ja seda tehti 2019, ehk siis jaotati need kohad ära ja kui läks muidugi hääletuseks ja valimisteks, siis kõik said oma kohad kätte ja kui oli vaja valida meie kandidaati siis vastavale kohale, siis seadsid kas sotsialistid või rohelised või kommunistid oma kandidaadi ülesse ja oma häältega siis valisid oma kandidaadi, et saada enamust meie kandidaadi vastu. Iseenesest justkui demokraatlik, jah, valimised toimusid, nende kandidaat sai rohkem hääli, kuid ilmselgelt nagu põhimõttekohaliselt on nad võtnud jõuga endale rohkem, kui neile peaks kuuluma vastavalt nende grupi suurusele. Ja nüüd, kui olid asepresidendi valimised eile, kolmapäeval siin, siis oleks pidanud, eks ole, justkui selle koha saama tegelikult meie kandidaat, kelleks oli itaallanna Lega erakonnast Annalisa Tardino ja tema oleks pidanud saama asepresidendiks, kuna see koht peaks kuuluma selle võrdse kohtlemise põhimõtte järgi meile, kui loomulikult siis sotsialistid üritasid oma kandidaati läbi suruda ja napilt ka said selle oma kandidaadi. Aga õnneks meie kandidaati toetas ka lisaks konservatiivide ja reformistide grupp, kus suurim jõud on Poola võimupartei, ka lisaks Rootsi demokraadid ja ka üpris suur osa tegelikult Euroopa Rahvaparteist, mis on siis suurim poliitgrupp Euroopa Parlamendis ja kuhu kuulub ka näiteks Isamaa ja nende esindaja Riho Terras. Aga mis sa teed, aga me ei saakski nagu eeldada, et siin Euroopa Parlamendis oleks see päriselt demokraatlik ja läbipaistev parlament, kus esindatakse kõikide inimeste huve kõikides riikides ja kõikides ühiskonnarühmades. See ongi kogu see näitemäng siin majas. Seejärel on siin toimunud muidugi hääletused. Täna näiteks üks olulisemaid hääletusi oli see, et toetada eritribunali loomist Venemaa sõjakurjategijate siis üle kohtumõistmiseks. Selle kohta peaks tegema ka uudise Aktuaalne Kaamera neljapäeva õhtul. Vähemalt üleeile ma andsin neile intervjuu ja seletasin siis selle tausta, et üldse mis selle mõte on ja kui efektiivne see olla saab. Teatavasti, kui mingi riik või selle riigi esindajad või juhtkond või ka alama astme inimesed annavad korralduse mingite tegevuste tegemiseks, mis on tegelikult siis kvalifitseeritud sõjakuriteona, ehk näiteks rünnakud tsiviilobjektide vastu, tsiviilelanikkonna tapmine, nende vägistamine, nende piinamine, massimõrvade korraldamine, sest see kõik on sõjakuritegude nimekirjas rahvusvahelises õiguses. Probleem on aga selles, et sõjakurjategijate süüdimõistmiseks on üldiselt kõige traditsioonilisem viis on minna rahvusvahelisse kriminaalkohtusse. Aga kriminaalkohus saab süüdi mõista kedagi põhimõtteliselt siis, kui see riik tunnustab ka selle jurisdiktsiooni, ehk on osaline kriminaalkohtu töös ja tunnustab neid põhimõtteid. Venemaa seda ei tee. Teiseks, sul on vaja ka need inimesed ju reaalselt kohtu alla tuua füüsiliselt või kui neid mõistakse süüdi ka tagaselja, siis need on vaja kuidagi panna süüpinki lõpuks. Aga kuidas sa teed, mis on ilmselgelt realistlikult võttes suhteliselt võimatu. Ja siis kolmas variant, eks ole, põhimõtteliselt eraldi viis on luua eritribunal, kus siis piisavalt suur hulk riike rahvusvaheliselt otsustavad luua eritribunali. Umbes täpselt nii nagu oli ka Nürnbergi protsess, mis loomulikult oli tegelikult suuresti poliitiline ja polnud ka väga tõsiselt võetav, kui teine sõjakurjategija Nõukogude Liit koos Staliniga mõistis siis kohut Nürnbergi protsessil teise sõjakurjategija üle. Ilmselgelt see ei ole väga adekvaatne muidugi kohtupidamine. Aga on võimalik luua sarnane eritribunal, aga nüüd on küsimus selles, et kes on need riigid, kes selles osalevad
kes on need kohtunikud, kes on need prokurörid, kes uurivad siis nende sõjakuritegude olemust, kas on tõestatud, kes pani toime, kes andis käsu, et kuidas see kogu see menetlusprotsess hakkab välja nägema. Ja lõpuks, kui siis mõistetakse süüdi mingid isikud, näiteks korralduste andmise eest, et nemad andsid käsu kõrgemalt positsioonilt alamatele, et viia läbi neid tegevusi, mis on sõjakuriteod, siis kuidas neid ka tegelikult siis karistada. Ja see on see problemaatiline asi, mida ma ka oma intervjuus Aktuaalsel Kaamera seletasin, et suure tõenäosusega sellises eritribunalis ei osale näiteks Hiina või suurem osa Aafrika riikidest, ütleme Lõuna-Ameerika riikidest tõenäoliselt ei osaleks selles. Ehk siis tegelikult see eritribunal saaks koosnema ainult põhimõtteliselt Euroopa riikidest ja Põhja-Ameerika riikidest, ehk Kanada, Ameerika Ühendriigid, võib-olla lisaks Austraalia, Uus-Meremaa. Ja kui mõistetakse keegi süüdi, siis selle eritribunali töö tulemusel, siis põhimõtteliselt jah, kui see sõjakurjategija, kes on süüdi mõistetud eritribunali poolt, läheb näiteks sellesse riiki, kes on osalenud eritribunali töös ja nõustunud selle loomisega, siis põhimõtteliselt inimene võimalik vahistada ja panna vastutama nende tegude eest, kas siis vangla karistusega või mis iganes viisil. Aga kui ta näiteks sõidab Hiinasse, kes ei ole nõustunud selle eritribunaliga, ei ole osalenud selle loomises, selles töös, siis midagi teha tegelikult ju ei saa. Et lõppkokkuvõttes ega seal nagu väga häid lahendusi ei ole. Samas poliitiliselt on siiski mõistlik anda see signaal, et need rõlgused ja jubedused, mis on toime pandud Ukrainas, on aktsepteerimatud. Ja mitte mingisugune õigustus ei saa olla ka mingi infantiilne jutt sellest, aga vaadake, mida mingi muu teine riik on ilmas teinud. Umbes ma ei tea, et Ameerika Ühendriigid läksid tegelikult ilma igasuguse rahvusvahelise õigusliku aluseta Iraaki, siis asjaolu, et see, et mindi õigusliku aluseta Iraaki, ei õigusta mitte vähimalgi määral tänast Venemaa tegevust. Ehk iga inimene, kes kuidagi üritab pehmendada Venemaa agressiooni või sõjakuritegusid mingisuguse väga nõrga argumendiga, ilmselgelt kas ei ole ise adekvaatne või on kasulik idioot või on troll, mis iganes. Ehk et ilmselgelt tuleb neid sõjakuritegusid uurida ja ei saa olla mingisugust õigustust, et me nüüd mitte midagi ei teegi. Et vähemalt kui poliitiliselt on võimalik seda edasi arendada, vähemalt kas või tagaselja süüdimõistmist ja nende kuritegude uurimist, siis see on vajalik. Lisaks sellele muidugi hääletusel ka muudel teemadel, näiteks ma ei tea, Brasiilia teemal. Täna hääletati siis ülekaalukalt poolt, kuidas mõisteti hukka mingisugune paarisaja inimese tormijooks Brasiilia presidendi paleele, mis iseenesest loomulikult igasugune vägivaldne viis kukutada riigivõimu ei ole aktsepteeritav, aga see muidugi resolutsioon oli siis kokku pandud vasakpoolsete, roheliste, sotsialistide poolt ja liberaalide poolt, kus siis loomulikult mõistetakse hukka kõik parempoolsed jõud, oht parem äärmususe ees, kaitstakse tohutult tänast Brasiilia presidenti, kes on tegelikult kommunistide taustaga ja äärmussotsialist tegelikult, siis ilmselgelt meie grupp või ka mina ei saa toetada mingisugust resolutsiooni, mis mitte kuidagi neutraalselt ei analüüsi siis mingit Brasiilia poliitilist olukorda, vaid tegelikult siis õigustab hoopis selgelt kommunistlikku presidenti, kes ise ei ole just väga suurem demokraatia austaja. Aga igatahes selliste asjadega tegeleb ka Euroopa Parlament, et mõistab hukka ja analüüsib väga teravalt, mis toimub Brasiilias. Ääretult oluline kindlasti. Järgmine teisipäeval läheme uuesti taas Brüsselisse, kus on mõned komisjonistungid ja siis ma tulen tagasi jälle Eestisse, aga jällegi ma tuletan meelde, et kõige olulisem asi nüüd järgmise 6 nädala jooksul on loomulikult Riigikogu valimised 5. märtsil ja iga inimene peab minema valima. Lisaks väikene üleskutse või selline abipalve, kui on inimesi ükskõik kus kohas üle Eesti, aga eelkõige näiteks Järva-Viljandimaal, kus ma ise olen kandidaat, kui on inimesi, kellel on olemas näiteks väga head pinnad, nende majaseinad näiteks või aiad, mis on väga hea asukoha peal, ehk siis seal on suur nähtavus avalikkuses, kas suure maantee ääres kuskil ja kui on meie toetajaid või minu toetajaid, kes soovivad anda seda pinda kasutada näiteks reklaamplakatite jaoks, siis palun kirjutage mulle. Kirjutage mulle kas või sotsiaalmeedias või mulle e-kirja teel, näiteks jaak.madisson@gmail.com ja andke teada, et kas teil on sellised häid pindu, mida te olete nõus andma ülda eesmärgi nimel ja me saaksime ka võimalikult suure nähtavuse välitingimustes meie suurte väliplakatitega, et inimesed ei unustaks ära, et nad peavad minema 5. märtsil valima ja valima loomulikult Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaati. Vahet ei ole, kes see kandidaat on, põhiline, et erakond on õige. Nii et kui te saate aidata sellega, oleks ma väga tänulik.
Igastahes kampaania on juba käima läinud, kõik erakonnad lubavad pudrumägesid ja piimajõgesid ja loomulikult on ülimalt naljakas näha, kuidas kõik räägivad sellest või Reformierakond näiteks räägib sellest, et ehitame välja 4 reaalsed maanteed ja tõstame pensione ja mis iganes veel. Kui EKRE hakkas 2019 tõesti investeerima jõuliselt 4-realiste maanteede väljaehitamisse, siis kes tõmbas sellele suure punase kriipsu peale võimule tagasi tulles? Reformierakond. Ja nüüd loomulikult lubavad nad sama asja, mida nad pole 30 aastat teinud, mille tegemist nad takistasid, mida meie alustasime jõuliselt ja loomulikult on piisavalt palju lolle valijaid, kes lähevadki nende, ütleme nii-öelda naiivsete lubaduste õnge ja mõtlevad, aga äkki nad nüüd seekord teevad. Mina soovitan valijatele ja soovitan ka teil rääkida oma tuttavatele, naabritele, töökaaslastele, et valige neid, kes on tõestanud, et nad ka päriselt hakkavad tegema seda, mida nad on lubanud. Ja ainus erakond, kes on esimesest päevast võimul olles alustanud selle tegemist, on olnud Konservatiivne Rahvaerakond. Ärgme unustame, kütuseaktsiisi langetus, elektriaktsiisi langetus, alkoholiaktsiisi langetus, millega me tõime tagasi umbes 300 miljonit eurot Eesti majandusse. See kõik sai teoks vähem kui aastaga. Rääkimata kiiremast piiri väljaehitusest, kontrolljoone väljaehitusest, rääkimata eraldi piirivalveüksuse loomisest, rääkimata 4-realiste maanteede ehitamise alustamist jõulisemalt, rääkimata näiteks põlevkiviõlitehase investeeringust, mille peale kõik karjusid, meil pole seda vaja, me teeme siin rohepööret. Seda kõike tegime meie. Ja seetõttu valige neid, kes päriselt teevad, mitte lihtsalt ei aja ilusat ümmargust juttu ja kelle põhiunistus on lihtsalt saada võimule sooja koha peale. Igastahes kohtume nädala pärast Brüsselist, Euroopa Parlamendist. Soovin teile ilusat talve jätku ja taas nägemiseni.